Minu jaoks Büttner on eelkõige värvide voolamine ja see, kuidas me ennast värvidesse kaotame. Sest umbes nii, nagu me unenäos oleme ka vaatajad, ühe korraga vaatajad ja samas ka need, kes teavad, et nad näevad unenäos ju ka seda, mida nad ootavad. Et selles mõttes Büttner on tõesti mõnel juhul võib olla hästi vaatajasõbralik, et ta oskab väga-väga mõnusaks teha olemise. Et millest see kõik tuleb? No see vihje unenägudele, see on ju muidugi seotud ka praegu sellega, et Büttner tuligi Eesti kunsti 80ndate keskel, kui see oli järsku väga aktuaalne see teema, et kunstnikud hakkasid nagu teadlikult kasutama seda, et nad alateadvusest tuleb meieni kogu aeg mingi informatsioon, mingid visioonid, mingid tunded ja et kunstnik nagu teadlikult siis oma loomingus neid kasutab. Et seda muidugi kasutavad kõik, aga järsku oli see niisugune aktuaalne teema. Ja kunstnikud avastasid, et kui nad seda suudavad endale inspiratsiooni allikaks teha, no siis nad jäävadki maalima. Et nad sellesse võib sõltuvusse sattuda sellisest tegevusest, sest see on ammendamatu allikas piltidele ja nägemustele ja kõigele, kuidas keegi, sõltuvalt siis inimesest, kuidas keegi tunneb. Nüüd samas muidugi kunstis loomulikult on alati tehniline küsimus, et kuidas seda siis kõike materialiseerida. Kes nüüd selle materialiseerimise nõksu kätte leidis? Tema jäigi maalima, sest Büttner on ju ka klassikaline näide sellest, et ta ei saanudki midagi muud teha, kui maalis kogu aeg. Ja tema väljendusvahendiks said värvid siis. Värvid on kõige loomulikum niisugune sild alateadvusest reaalsusse, sest et värvid inimese jaoks on palju, kõnetavad inimest palju sügavamal tasandil kui sõnad või graafilised märgid. See on ju teada, et kusagil kõige sügavamal on meil värvid, eks ole. Ja argiteadvusel inimesed ei mõtle nendele alateadvuse kujunditele, aga kunstile on see väga iseloomulik ja ka kasulik võib-olla neid siis kõiki kasutada ja välja tuua. Nüüd värve Büttner kasutas muidugi ka täiesti ainult temale omaselt, mis on suurelt osalt seotud ka sellega, et ta oli restauraator, tundis väga täpselt värvide omadusi. Et sellest on ju kirjutatud vist ka ja ikkagi paljud kõik mainivad, et ta ühel värvil võib olla 10 eri varjundeid ja kõik on erinevad ja kõik on värvid. Ta õppis värvide, loomulikult on ju loomu poolest antud igale inimesele mingi teatud värvitaju, kas on rohkem või vähem tundlik, aga eks ta siis ka restauraatorina õppis neid vanameistrite töödest tundma, et kuidas värvid mõjuvad, kui nad on üksteise kõrval asetatud, kui nad on üksteise peale maalitud ja rääkis ka ise sellest, et ta kasutas alusmaale, mida vist väga paljud ei tee minu teada. Muidugi impressionistliku tehnika puhul on ka see üsna loomulik, aga tema just ütles, et tema kasutab seda selleks, et alusmaal soojendaks nüüd värvikoloriiti. Ja tema lemmiktehnika oli pointilistlik, kuigi ta põhiliselt kasutas seda just maastike juures ja ütles samas, et näiteks akti ja portree juures ta ei saa seda pointilismi kasutada, sest see isiksuse mõju on niivõrd intensiivne, et see ei lase keskenduda värvidele ja teiseks ka valgusele. Sest tegelikult nii nagu kõik impressionistid, ta ikkagi ilmselt nendega tundis suurt hingesugulust, ütlesid ju alati, on öelnud, et nad värvivad valgust, maalivad valgust. Ja mida teeb valgus? Valgus teeb värvid säravamaks, valgus toob esile kontuurid, aga ega valgus on ju tegelikult, kui juba hakatakse rääkima valgusest kunstis, siis see teeb selle subjektiivsuse, viib veel kaugemale. Sellepärast, et ega igal inimesel on endal valgusega erinev suhe, kuna sõltub see juba kas või silmavõrkest ehitusest. Tähendab, iga inimene näeb tegelikult
valgust ja tänu sellele tunnetab värve täiesti omal viisil, see on täiesti individuaalne. Muidu ei oleks ju nii, et üks kunstnik maalib kõik oma tööd sügisvärvidest, teine kasutab väga jahedaid toone, mis on nagu meenutab varakevadist seda külma ja nõnda edasi. Et järelikult, kui räägitakse valgusest, siis on juba algusest peale selge, et igaüks näeb seda objekti erinevalt ja näeb järelikult ka Ove Pütneri töid erinevalt, sest et üks tunnetab sügavamalt seda kollast tasandit, üks tunnetab laseerivat tööd, teine vaatab akti neid ihuvärve, eks ole. Need kõik kõnetavad puhtobjektiivset inimest erinevalt, mitte sellepärast, et tal on mingisugune isiklik eelistus või väljakujunenud maitse isegi. Ja selles mõttes ja Pütner ise ka ütles seda, et näiteks, et pilt võib olla hommikul ühte värvi ja õhtul hoopis teist värvi. Ja see on jumala õige. Et seda ütleb tundlik maal ja silm ja kui sellesse natuke süveneda, siis on ka, võib leida kinnitus sellele, kas või tema enda tööde puhul või üldse kunstis. Ja selles mõttes ja muud kui au anda sellele tema tohutu suurele tööle iseendaga ja oma tundlikkuse arendamisega, mis oli kindlasti täiesti pretsedenditu selles ühiskonnas, kus keegi lihtsalt pühendaski oma elu nagu maalimisele, kelle eluviis oli ainult maalimine, kelle elukoht oli tegelikult ateljee, kus ainsaks mööbliks olid tema tööd, mis olid juba valmis. Ja ainsateks sõpradeks olid maalid, valmis tööd ja või pooleli olevad tööd ja elukaaslane ja sellest temale piisas, et ta ei olnud selline väga ühiskondlik figuur, vaid niivõrd pühendunud oma kutsumusele ja seda võib küll, sellesse saab suhtuda ainult austusega ja lugupidamisega. Et meie siin ühiskond väljaspool võib küll öelda, et üks kunstnik, et ta peaks olema ühiskonnale vajalik ja mida see kunstnik annab sotsiaalses plaanis, aga reaalsus on see, et iga kunstnik teeb seda, mis on temale antud, mis on tema missioon. Ja kui tema on sellise niši leidnud, mis toimib, siis ta sinna ka jääb ja sellest on ainult hea meel, et sellel on nii palju tulemust, et niisugune tohutu kollektsioon maal on meile jäänud temast. Nii et tagantjärele minu südamest tuleb tänu sellele kunstnikule. Rohkem ma ei oska öelda. Et jah, nimetlusväärne kuju oli ta tõesti ka omas pühendumuse, sest kui ta ka kokku saada, siis ju ikka jutt keerles ainult selle, võtab järgmise pildi ja niimoodi see oli, muudki vaatasime tema pilte, aga kunagi poolt igav ei olnud, tähendab, et see oli kõik üks lõputu värvide mäng, siuke haruldane inimene oli. Nii palju, jah. Võib-olla oskate midagi küsida veel, ma ei oska midagi öelda rohkem, sest et räägitud on ka juba temast. Ilmselt see välja, aga ma küsiks, mis te arvate viimase perioodi töödest, kus ta... Vot jah, selle ma unustasin ka ära, et mind üllatas see, et hakkas tegema neid ergsamaid värve, aga need on ka toredad. Ja üldse muidugi see, jah, et see tema, et ta paneb, võib-olla isegi seda, ma unustasin nagu öelda, et ta paneb neid täppe üksteise kõrvale, et nad ju kõik nagu impressionismis pidi olema, aga tema nagu kuidagi jõudis siiski katseliselt sellele, et ta ei võtnud ju mingisugust retsepti kuskilt üle, et oleks lugenud. Et see on nagu selline, need varid olid segamata, mis ta pani täppidena üksteisele kõrvale ja tulemus on vikerkaare efekt. Et miks meie vaatame taevas vikerkaart ja see on väga ülendav kogemus, sellepärast, et värvid on puhtad ja nad iseenesest tekitavad selle koosmõju, see koosluse. Et see on väga-väga huvitav, kuidas ta sai selle oma praktikas kätte, kuidas see töötab. Ja ma arvan, et võib-olla see oli tema enda loomulik arenguprotsess, et kunstnik alguses ikka katsetab pastellsemate värvidega ja järk-järgud läheb julgemaks. Sest tema oli ise oma loomingu kõige tugevam kriitik. Ta oli niivõrd kriitiline, ta maalis ülevist ja ma palju sellest ei tea, aga ma olen aimanud seda, et võib-olla ta kutsus mind külla, ütles, et mis sa arvad, eks ju, aga ega see talle jumalast korda ei läinud ja väga hea, et ei läinud.
sest tema ise teadis, sest ta tõesti elas seda niivõrd sügavalt läbi, mida ta maalib. Ja see, kuidas need värvid järk-järgult muutusid intensiivsemaks, ma arvan, et see oli võib-olla selline loomulik protsess, sest ta kordagi ei libastunud ju. Need hilisemad tööd, mis on ülijõulise niisuguse värvimõjuga, on ikkagi super head. Et nad on täiesti nagu ilusasti omavahel harmoonias. Et ma arvan, aga ma võin eksida, aga see on minu arvamus, et see oli nagu loomulik areng, et noore kunstnikuna olid tal imepastelset tööd, mis olid väga-väga nooditavad ja nagu tõesti nagu kuskil sügavas unenäo põhjas sa näed niisuguseid varjukujusid, aga hiljem nad siis hakkasid nagu sündima või võib-olla, ma ei tea. Aga see huvitav periood koos Tiit Rammuliga, see on veel omaette põnev teema, et seda isegi nagu ma ei mäleta, ma vist kunagi proovisin kirjutada ka, aga nende vahel oli mingi oma selline keemia, et nende kahe mehe koostööd võiks spetsiaalselt uurida. Tiit võib-olla teaks sellest rääkida, sest siin on ka väga lahedalt need asjad valitud ja pandud ja midagi ei ole ka juhuslikku, et Büttner ei võtnud juhuslikke. See ilmselt kõnetas teda see teema või see foto, mille ta võttis ja maalis nagu elusaks järsku heast peast. Et esimesel hetkel oled nagu üllatunud, mis aga tegelikult tal olid ju veel väga toreda, tal oli ka nõukaaegseid fotosid oli seal ja raamatukogus see näitus oli. Nii et see on kõik nagu niisugune loomulik teekond, et ega vist keegi maalijatest lõpmatult ei korda ise ennast, aga ta kordab ikka sellise arenguga, et ta tuleb ikka selle akti juurde tagasi, aga ikka see akt on natuke jälle teistsugune. Ja portreid on tal vähe, aga need on ka väga üllatavad. See tütarlaps siin, kes on täiesti kahvatu näoga, aga ta ümber on siuke tohutu värvide villerkaar, et see on väga tore. Ja üldse kõik tööd muidugi üksikult võttes on, kõik on nagu väga-väga täpselt komponeeritud ja selles mõttes toimivad. Ja toimivad just kuskil seal, kus me ise nagu teadvustada on raske, miks see, kuidas see minu peale mõjub see pilt, et seda peab siis peab väga sügavalt endasse vaatama. Võt, nii palju võib-olla, jah. Aga ma ei tea, kas see on tõsi.